Pärnumaa saab lähiaastatel Eesti kaitsetööstuse mekaks, sest just sinna soovib riik rajada lõhkainetehase. Õigemini pole asukohta veel otsustatud, aga lõhkainetehas rajatakse sinna, kuhu tuleb ka laskemoonatehas ning tulevase kaitsetööstuspargi asukoha jaoks pöörduvadki pilgud järjest enam just Pärnumaale. Lõhkainetehase eeldus on see, et ta oleks koos laskemoonatehasega. Ehk tegelikult laskemoon ja lõhkaine võiksid olla koos, aga see ei ole vältimatu eeldus, et seal on erinevaid võimalusi. Suure tõendusega, kui see on laskemoonatehasega koos, siis meie esimene eelistus oli Pärnumaa, teine eelistus Ida-Virumaa. Praegu me ootame ettevõtetelt pakkumisi. Praeguste plaanide järgi hakkaks 2028. aastal tööd alustav 130 miljoni eurone tehas tootma aastas umbes 600 tonni miinide, mürskude ja raketi lõhkepeade jaoks sobivat RDX lõhkainet. Samal ajal valmiksid ka tehased, mis toodaksid erinevat laskemoona. Praegu oodatakse võimalike tootjate soove, milline peaks olema kaitsetööstuspark. Praegu me liigume ikkagi suunaga, et laskemoonatehas tuleb Pärnumaale. See on kõige turvalisem ala, ka inimeste vaatest. See on ala, kus ka Eesti Kaitsevägi rajab sinna lähedusse oma laskemoona varude ladusid ja see on ala, kuhu me praeguse plaani järgi siis planeerime ka riigi poolt rahastatava taristu. Ehk siis teed, elektriühendused, aiad, kõik mis selleks, veeühendused, kõik mis on vajalik selleks, et see kaitsetööstuspark saaks sinna tulla. Valitsuse kinnitusel tehakse praegu ülevaadet, mida kui kiiresti kellelt osta suudetaks ja kui palju saaks juba sel aastal sõjavarustust osta. Kuna Euroopa Liidu luba tavapärasest rohkem ületada riigieelarve miinust sõjavarustuse ostuks kehtib 4 aastat ja esimene aasta juba jookseb. Kaitsetööstuspargist hoolimata kogu moona Eesti riigis endast tootma ei hakata, rääkimata sõjavarustusest endast. Aga siiski loodetakse seda, et Eesti hakkaks siin tehtavat sõjavarustust ka eksportima. Kohtusime täna ka Kaitsetööstuse Liiduga, ettevõtjatega, kes käisid oma kvartaalset ülevaadet andmas valitsuskabinetis. On eesmärk kasvatada siis sektori ekspordimaht 1,4 miljardini ja müügitulu 2 miljardini euroni aastaks 2030. Kaitseminister toonitab, et mingil hetkel tuleb otsust avalikustamisel siiski piir ette, sest mis tehnikat, millise laskemoonaga, mis koguses ja millal täpselt ostetakse, ei tohi ju ka vastane teada. Aga kaalutakse kõiki aspekte, lisab kaitseminister. Sealjuures vaadatakse ka muresid, mis on ukrainlastel. USA-laste HIMARSid on head, aga laskemoona ostmisele otsustab isegi mitte USA relvatööstus, vaid Pentagon. Valdav enamus sellest vajab Pentagoni heakskiitu ehk Ameerika Ühendriikides selliste relvasüsteemide ja sellise moona siis eksport on seotud poliitilise loaga, nii et selle nimel töö jätkub. Me oleme päringud ära teinud ja kui vähegi võimalik ja meie ajaraamidesse mahub, siis me soetame seda, kui mitte, siis soetame mingit alternatiivi. Me ootame ka väga, et Eesti enda kaitsetööstus saab tiibraketiga valmis. Valitsus toonitas, et kaitseotstarbelised otsused on tingitud mitte vahetus sõjalisest ohust, vaid võimalusest, et Ukraina-Vene sõja lõppemisel oleks Venemaal rohkem võimalust ja jõudu katsetada NATO ühtsust.